Jah, meil siin selja taga on siis see Toonekure pesa siin, aga lähemale ei julge minna, sest pojad on seal sees. Ma näen, kuidas nad aeg-ajalt seal ürnalt pead tõstavad. Vanalind oli ka vahepeal peal, aga nende väikeste lindudega on selline probleem, et jah, et kui liiga lähedale minna, siis vanalind saab natuke pahaseks. Et üks päev olin Tartus, olin pargis ka ja hästi armas varese poeg oli seal õnu peal juba, tegi esimese samme ja tegi nokakest lahti ja mõtlesin, et ma teen ka ruttu väikse filmikese või midagi. Aga siis laskus kõrval asuva puu oksale selline kobe suur vares. Ta heitis mulle ühe pilgu ja mul oli kohe kõik selge. Ma lahkusin viisakalt kummardades. Jah, sebra, siin ei ole midagi, et me ülbame mingite lindudega. Lindudega ei ülbata. Vanalind tuli pesale, lähme tagasi, äkki näeme natuke filmil ka, taganeme. Ma käin tagurpidi praegu. Sebra, kas oskad tagurpidi kõndida? Ei oska. Vanalind on praegu pesal, ta toidab neid lapsi seal nokaga, südib neid. Üritame. Okei, ma pööran ümber korraks. On praegu pesa peal sebra kõrvade juures kuskil. Veel lähemale karvima, äkki lendab üle või midagi. Samas ta on kõrgel, ta näeb, et ma ei ole ohtlik. Noh, ta on seal peal. Toonekõrg. Mina olen selline 51-aastane tädikene, nii et mul selliseid probleeme ei ole. Sebra, kas sul on probleeme rasestumisega? Või oled sa tiine äkki? Sul on ikka paks kõht, et kas sa oled pidevalt tiine või on sul mingi probleem? Sebra ei ole probleemi. Ta on mänguasi. Selline tore Toonekõrg. Aga tänud kuulamast nagu ikka.